sisse. Tere, ilusat 1. aprilli kõigile. Unustasin nalja teha, et sul on kõigil on seljad valged. See mingi vana laste nali oli, kuni sul on selg valge. Aga meil ei ole täna 1. aprill, aga tore õhtu on, selles mõttes meil ei ole nagu nali, et meil on tõsised teemad, aga need on väga toredad teemad sellegi poolest. Minu nimi on Sille ja mina olen siis Combat Ready kirjastuses tegevjuht ja samal ajal ka küljendaja, et meil on siin niisugune väikene alustav ettevõte, et vahepeal ühel inimesel on mitu mütsi peas. Ja minu kõrval on siis armas Priit, kes tahab ennast äkki ise tutvustada ja siis ma vahepeal täiendan teda. Aitäh selle suve sissejuhatuses. Armas Priit, see kõlas ilusti. Aga mina olen Priit, Combat Ready üks instruktoritest ja ka müügijuhi rollis. Ja olen ka 2 lapse isa, 3-aastane ja 7-aastane poiss, kellega siis neid ägedaid raamatuid oleme koos lugenud ja koos siis seda võitleja teekonda alustanud. Ja mul on väga hea meel, et sa siin oled, et täna pidi olema meiega koos ka Remo, aga tema läks ka perekondlikke kohustusi täitma, nii et kõik on arusaadav. Ja täna, miks me siis oleme kokku tulnud, on selleks, et rääkida siuksest lahedast raamatute sarjast nagu Noore võitleja teekond. Ja täna me räägime siis küll teisest raamatust, aga me räägime sellest sarjast üleüldse, et kellele ta mõeldud on, miks ta mõeldud on ja mis võiks olla Noore võitleja mingid tuleviku suunad, sest ma olen väga palju lahedat tagasisidet saanud juba esimese raamatu kohta ja ka nende käest, kes on juba teist raamatut lugenud. Aga selleks, et üldse aru saada sellest suurest ilusast pildist, mis siin kõik on, miks see raamat on ellu tulnud, ma hästi lühidalt küsiks Priit sinu käest hoopis seda, et see raamat on alguse saanud tegelikult sellest, et elab siuke ettevõte nagu Combat Ready. Ja kas sa tahaksid meile lühidalt rääkida, et miks Combat Ready on ellu tulnud ja mis on Combat Ready missioon Eestis ja inimeste eludes? Jah, muidugi. Combat Ready missioon, ehk siis kui militaarterminist rääkida, missioon ehk siis kõige tähtsam ülesanne on luua siis läbi ülima vastutuse koolituste rohkem vabadust meie ellu. Ja seda me oma treeningutega teeme, ehk siis Combat Ready asutajad Martin ja Remo on endised eriväelased, kes siis peale teenistust leidsid, et nende oskused ja kogemused võiksid ka muul viisil rakendust leida peale militaarelu ja siis leidsid nad sellise võimaluse või lõid sellise võimaluse koostööks Ameerika mereväe eriväelaste, endiste eriväelastega, kes siis on kirjutanud raamatu Ülim vastutus, originaalversioonis Extreme Ownership ja nendega siis selle koostöö suhte siis lõid ja neid samu ülima vastutuse koolitusi ja treeninguid me siin Eestis edasi siis viimegi. Oleme siis koolitanud, treeninud, mina isiklikult olen lasteaedadest nii lapsi kui lasteaiaõpetajaid, lasteaiaassistenti, kuni siis ka riigikohtunikena välja, et kõik erinevad valdkonnad ja ettevõtted, mis sinna vahele jäävad. Ja seda me siis teemegi. Elame ise seda ja jagame ka teistele. Oleme inspiratsiooniks eeskujuks. Ja see sama raamatute sari sai siis ka alguse Jocko Villiku sulest, kes on siis Echelon Fronti üks ka kasutajatest ja ta mõtles, et tal on kokku nüüd 4 last vist ja mingi aeg ta hakkas mõtlema, et okei, et kui meil on need vägevad juhtimisprintsiibid, mida me saame kasutada, mis tulid ju raskest lahingukogemusest, kui see nüüd on ümber sõnastatud et ettevõtetes seda nagu täiskasvanutele sõnastada, koolitused, akadeemiad, kõik asjad, et kuidas siis seda sama asja saaks lasteni viia, et kuidas seda asja panna laste keelde. Ja siis Jocko mõtles, et nagu tema on mõeldud tehtud, teeme raamatusarja ja tegelikult see on 5-osaline raamatute sari. Ja kui sa nüüd seda esimest osa lugesid, siis mis mõtted sulle kõigepealt tekkisid? Kas sa lugesid seda muidugi
kui vanad sa olid? 3 ja 7? 3 ja 7. Et kas sa lugesid endaga koos ja kuidas see esmane kogemus oli? Ennekõike ma lugesin 7-aastasega koos, et teda nagu kõnetavad need teemad ja see oli põnev. Sõltub ka lugejas, kui põnevalt sa ette kannad seda. Ja kui me koos seda lugesime peatükki haaval, siis me tegime niimoodi, et see oli magamineku raamat meil ja iga peatükk, mis me lugesime, siis me järgmine kord kordasime. Õigemini ma ütlesin, kuule räägi, mis me seal eile rääkisime, mis Mark tegi seal selles osas. Ja siis tegelikult ise meeltasime, treenisime tegelikult juba seda, ma ei tea, mis iganes osa on sellest ainult, aga igal juhul see toimib väga hästi, sest tal on need lood väga hästi peas. Ja ülioluline selle juures oli see, et me hakkaksime koos ise tegema nende asju, siin külmas õue ei läinud, aga me tegime siis lõuatõmmata asja, mis selles esimeses raamatus Mart teeb, tegime kätega väärtusi. Ja siis Hugo, siis vanema poja nimi, et ta kippus ise mulle siis meelde tuletama hakkama, et issi, kas sul on tehtud täna kätega väärtused. Ja võib-olla olulisem selle juures oli see, et need peatükkides need probleemid siis ütleme niimoodi, mis sellel peategelasel Margil on. Et tal tekkis, Hugol tekkis nagu huvi ja küsimusi oli ümber, et miks on niimoodi, et miks need kiusajad on nagu kiusajad ja miks on niimoodi, et teise pihta näpuga näidatakse, et hästi palju selliseid küsimusi tuli ja see on nagu võimalus neid lapsega siis arutleda ja selgitada talle, kuidas on õige siis käituda nendes olukordades. Ja peab tunnistama, et ega meil on väga head küsimused ja see ei ole liiga lihtne isegi selgitada mingeid asjaolusid. Ehk siis see oli selline korralik koos õppimine, või see jätkub aina loomulikult. Et täpsustamiseks siis võib-olla ma läksin võid sellest alustada, et kes raamatu tegelased on, et raamatu peategelane siis esimeses osas on 10-aastane Mark ja siis iga raamatu osaga ta siis läheb aasta vanemaks, tuleb jälle suvi ja aeg läheb edasi. Ja siis tal on sellised keskmised 10-aastase probleemid või? Ja kuidas seda saab siis nimetada, et seal on koolis kiusaja, kellega ta ei saa väga hästi hakkama ja läheb endast välja. Seal on kooliprobleemid, matemaatika ei jää pähe ja ujuda ta kardab ja siis kehalisest ei jõua siis lõuatõmbeid teha. Ja kuna tal on siis eriväelasest onu Jaak, kes tuleb talle suveks külla, sest et tema ja isal kahjuks ei ole aega temaga tegeleda nii palju, siis terve selle esimese osa nad siis suvel ületavad siis erinevaid väljakutseid ja siis onu Jaak püüab siis teda toetada läbi nende põhimõtete ja printsiipide, mida siis tegelikult ka kombatridi õpetab oma koolitustel. Aga siis väga lahe on, et selle teise raamatu lõpuks Markil endal tekib oma siukene printsiipide kogu, mida ta nimetab siis koodeksiks, millel on siis 9 osa, ehk siis ta ise paneb kokku selle, et missugune laps ta siis tahab olla või kuidas ta tahab inimestega läbi saada ja kuidas ta tahab enda emotsioonidega hakkama saada ja siis väike disclaimer, et meil siis tuleb postrides selle kohta ka varsti kohe müüki. Aga mis sinu kogemuses on, sa lugesid nüüd teise raamatu ka läbi juba? Päris läbi ei ole, vaid see teine raamat. Aus vastus vähemalt. Aga mis sa tunned, et mis vanusest lastele see raamat tegelikult mõeldud on? No Hugo on 7-aastane ja 7-aastane saab väga hästi juba nendest asjadest aru, võib-olla isegi paar aastat nooremad juba saavad aru. Sõltub, kuidas me oma siis lapsi oleme siis kasvatanud, et kui täiskasvanuliku juttu nendega nagu ajanud, et see on väga nagu individuaalne. Aga ma arvan, siuke 6-7 saab väga hästi nendest asjadest aru ja kui ta läheb kooli, siis need on sellised, või lasteaias juba tegelikult need samad kiusamise teemad on täitsa nagu olemas ja ka see kehaline kasvatus, mitte võib-olla lõuatõmmete näol, aga nad teevad seal oma kehalise kasvatuse harjutusi. Ja üks asi, millega Mark siis selles esimeses raamatus pusib, on veel ka riikide tundmine. Et samad asjad on ka lasteaias, et geograafia, et niisugused lihtsad asju, arvutamine
et need on juba esimese klassi või eelkooli teemad tegelikult ja minu arust väga hästi sobisid just UKG eelkoolis. Et need on igapäevased teemad, kõik need teemad, mis on, et hästi lihtne on samastuda. Ma arvan, niisugusel 6-7-aastasel lapsel. Mul tuli kohe mitu küsimust selle peale, aga kuskilt poolt tuleb siis alustada, et ma saan aru, et sinu kogemuses siis hästi palju oleneb tegelikult sellest inimesest, kes lapsega koos seda raamatut loeb. Ma usun küll, ma arvan, et ülioluline on see suhe selle lapsega. Et kui mul lapsega usalduslikku suhet pole, siis ma võin üksi seda raamatut lugeda, seinale näiteks. Teda ei huvita, teda huvitab koos selle inimesega, kellega tal on hea kontakt, on see ema, isa, onu, tädi, õde, vend, ükskõik kes. Ja mina arvan, et see raamat võib-olla ei olegi mõeldud ainult lastele. Ei olegi. See on niisugune trikiga raamat tegelikult. Selles mõttes trikiga raamat, et kes meist ei tahaks oma lapsi siis õpetada, kasvatada, arendada, juhendada, mõjutada ja mis oleks parem viis selleks kui eeskuju, jah? Et kui ma lapsega koos seda loen ja kui need teemad, mida me kirjeldasime juba esimese osa näol, siis on sellised teemad, mis tulevad nii ehk naa kõikidel lastel, lasteaias, koolis ja edaspidises elus tegelikult üles ja lahendamiseks, siis kui ma olen eeskujuks ja koos temaga teen, kus ma siis ikka õpin kui kõige lähedasemat, et kuidas siis sellist olukorda lahendada ja loomulikult ei piisa ju ainult sellest, et ma ütlen või loen sealt raamatust, et siis kui päriselt need elus olukorrad ette tulevad, et kuidas ma siis lapsevanemana käitun nendes olukordades, et meie lapsed ju vaatavad meid ja õpivad sellest, kuidas me ise käitume nendes olukordades. Et selles mõttes on see hästi hea raamat, et koputab ka selle südametunnistuse pihta. Et kui ma loen, aga ei tee ja siis nõuan lapselt, siis mida ta siis tegema peab? Kas minu sõnade või minu tegude järgi käituma? Ja kui ma olen koolitustel tegelikult nüüd neid raamatuid kaasa võtnud, siin väga nagu palju ei ole neid olnud, aga siuke 3-4, siis lastevanematel huvi on nende raamatute vastu suurem kui need, mida me ennem jagasime. Noh, et see ongi seesama, et need, kes mõtlevad nagu teadlikult selle peale, kuidas koos lapsega õppida ja kasvada, siis nemad tulevad üsna nagu kiiresti ja võtavad need raamatud kaasa endaga koolituselt juba. Minu meelest selle raamatu üks võlu ongi see, et ta on nii lihtsasti kirjutatud, sest ta on ju mõeldud tegelikult lastele arusaamiseks. Aga mulle tundub, et tänu sellele on ka täiskasvanul sellest palju kergem aru saada iseenda jaoks. Üks asi on lapsevanemana, et kuidas sa tahad olla eeskuju oma lapsele või siis ongi iseenda jaoks olla parem inimene, aga nagu siin juba enne öeldi, siis tegelikult seda võib lugeda igaüks, kas ta on laps või ta ei ole laps, kas tal endal on lapsi või ei ole lapsi, et see põhimõtteliselt, kuidas sa ütlesid, Katriin, et see on sisemise lapse terendamine? Jah, just. No meil on ju mitmeid meie jälgijaid ja fänne, kes neid raamatuid enda jaoks loevad, täiskasvanuid just ma mõtlen. Ja kui rääkida sellest, et Jocko Willink, raamatu autor, kirjutas need enne kõik enda lastele, siis tema arvates ei olnud sellel ajal, kui tema lapsed sündisid, tema perre ei olnud tema jaoks häid sellise mõtteviisi või hoiakuraamatu, mida tema tahaks edasi anda oma lastele. Ütles, et okei, ma kirjutan ise siis. Ja seesama mõtteviis, mis koolitustel on põhimõtteliselt ju kantud siia raamatutesse, et kuidas võimalikult varakult tegelikult kujundada seda hoiakut ja mõtteviisi. Ma arvan, et see on suurim kingitus ja tunnustus tegu, mis me oma lastele saame teha. Kuidas teie, kes praegu kuulete, tunnete, kas teil oli
lapsena selline eeskuju või tugi oma vanema või mõne muu siukse, ma ei tea, kas kooli lastekasvataja või kellegi näol, kellele vaatad nagu eeskujuks ja mõtled, et tahaks tema moodi olla või andis head nõu? Pigem ei. Ma uppusin eeskujudesse. Sina uppud eeskujudesse? Kus on neid nii palju seid? Ma ei tea, ma siuke suhtleja, vaata, aga see ei ole alati positiivne. Aus. Kui, jah, absoluutselt oleneb inimesest. Kui mina seda raamatut lugesin, siis mõlemaid, siis muidugi on ju mul on mõlemad laetud, siis ma pidin tunnistama, et ma ikkagi jonnin liiga palju ja nagu võib-olla ma ei vingu nagu sõnaliselt kellegi teise ees on ju, aga ma vingun enda sees, kui ma midagi ära ei taha teha või mingi laiskus tuleb sisse või ikka leiad mingisuguseid vabandusi ja põhjendusi, miks mitte ühte asja teha või miks ikka edasi lükata ja siin teises raamatus on ka nii lahe, et Mark võtab ühe päeva endale laisa päeva, et ta on nii palju teinud igasuguseid tublisid asju ja ta on kogu aeg olnud nii asjalik ja siis ta otsustab, et nüüd ta teeb laisa päeva, et ta sööb krõpsu ja siis ta mängib telekamänge ja siis ta vaatab telekat ja kõike, mida ta seal teeb. Ja siis päeva lõpuks ta saab aru, et tal ei ole üldse hea olla. Ta tundis ennast nii pahasti, ta tundis, et päev oli raisatud ja tal oli see enesetunne seal halvast söömisest kehv ja kõik asjad, et siis tegelikult loomulikult ärge saage valesti aru, meil ei ole vaja hüperaktiivsed, edukad inimesed kogu aeg olla, iga päev midagi asjalikku teha. Aga sa saad aru, et sul ei ole vaja tegelikult neid vabandusi nii palju, kui sa tahad tegelikult ennast hästi tunda, siis hästi sa tunned siis, kui sa oled midagi teinud või midagi saavutanud. Siin on meie neuroteadlased on ka hästi tublisti tööd teinud ja uurinud meie aju ja on nad välja selgitanud, et aju vajab probleemi, mida lahendada. Ehk siis heas mõttes otsige endale probleeme, mida lahendada, et hoida ennast tegevuses, et see on põnev. Küsimus? Mul on küsimus. Ma tean ise seda väga hästi ja tunnetan, kus kogu aeg midagi laheneb, kogu aeg midagi tegema, et see on nagu korralagumikus on ja muidu tunned, et sa pole midagi pole piisav, pole hakkama saanud või midagi. Aga siis ma hakkasin nagu, oi vabandust. Ma hakkasin nagu meelega aega maha võtma, vaatama, mis saab, siis mul anti siukest nõu, siis ma natuke liiga siuke problem solving ja goal oriented olnud ja see töötas mu vastu nagu meeletult tegelikult. Hakkasime nii kaugele minema. Ja siis mul jäi nagu pilli selgeks vaata, kui ma võtsin nagu sunniviisilt, võtsin endale aega maha, seda nimetatakse mingis meditatsiooniks midagi sellest ja siis mul hakkasin nagu lahendused tekkima nendel probleemidel. Muidu ma panin nagu surnud ringis kogu aeg, panin vastu seina vaata. Ja siuke nüanss ka. Aga seda neuroteadlased vist ei ole avastanud, sest et see läheb ka selle meie mingisuguse ideoloogia vastu. Ei, ikka on avastanud. See nagu teadlik puhkamine või puhkajate andmine on üle olnud, sest et kui sa kogu aeg mõtled, teed, toimetad, siis lihtsalt väsitad ära ennast ja see on väga loogiline kõik. Et puhkepaus, puhkehetk ajul on üliloomulik, see on meditatsioon, metsas jaluta, mis iganes see kellegi jaoks on, muusika kuulamine, lihtsalt vaikuses olemine, see on väga okei. Nojah, mu kogemus on ja teiste kogemus on ka, et siis tulevad hästi palju neid lahendusi vaata, siis kui sa ei oota vaata. Inspiratsioon. Mida ei saa seda? Jaa, et mitte kaugele ära minna sellest teemast, aga jaa, puhkehetked on väga olulised. Üks mõte, kuhu mina võib-olla tahtsin jõuda, mida ma läbi selle noore Marki siis iseendas tegelikult märkasin, on see, et võib-olla on see veider seos siis või, aga minu jaoks oli see väga tugev seos, et võib-olla kuulajad siis saate kaasa muugutada või siis teha, et ei ole. Et tänapäeva võtta hästi palju, me saame seda kiiret rahuldust igalt poolt kätte. Et me saame siin telefoni scrollida, sul on kohe hea tuju, sa näed mingeid toredaid asju, me saame rämpstoidust või ongi teleka vaatamine, meil on Netflixid, meil on kõik asjad on nii kiiresti nagu kättesaadavad ja tekib siukene tendents, et inimestel kaob ära natuke selline järjepidevus või siukene distsipliin või selline püsivus. Et mida kergemini sa saad siukest head tunnet, seda raskem sul on pärast
hakata mingisuguse uue asjaga pihta või sa pead selle asjaga järjepidevalt tööd tegema, et üldse mingisugust tulemust saada, onju. Ja siis neid raamatuid lugedes ka, siis ma nägin, kuidas Mark ka väga palju võitles sellega, et kui palju ta peab vaeva nägema, et näiteks teises osas siis ta tahab endale saada uut ratast. Aga tal ema ei osta uut ratast, sest ta ütleb, et Mark ei oska oma asju hoida. Aga Mark ei saa aru raha väärtusest ja siis tema on pahane, et mis mõttes ema ei osta mulle uut ratast, onju. Aga siis nad jõuavad Jaaguga järeldusele, et aga äkki teeks siis vana ratta korda hoopis, et tegelikult seda on võimalik taastada. Ja siis kui palju neid õhtuid ta peab sellesse panema pärast oma päevatööd, sest ta hakkas muru niitma, onju. Et ta peab veel õhtul sinna ka veel panema vaeva, et seda ratast parandada ja kui mitu korda seal juhtub seda, et ikkagi unustas ära ja ta ei taha ja kuidas siis Jaak nagu teda toetab ja aitab tal aru saada, et ega see ratas ju muidu nagu korda ei saa. Ja siis ma nagu tundsin ise ennast ka selles ära, et ma olen ka vahepeal ikkagi väga palju läinud siuksesse kuidagi kergeid asju teed ja siis kuidagi kõige suurem asi, mida ma näen, mis tekib nagu tänapäeva siuksele kiire tarbimisühiskonnaga ongi see, et ka täiskasvanud rääkimata siis lapsest, kes ei ole veel lõpuni välja arenenud, kaob nagu ära see eneseusk, et ma üldse olen võimeline midagi saavutama või midagi suurt nagu tegema, sest need kõik suured asjad nõuavad aega ja vaeva ja eneseületust ja läbikukkumist, mida ka siin raamatus Mark korduvalt kogeb nagu lapsena, seda nii lahe kõrvalt nagu lugeda, et tegelikult kõik saavutused tulevadki ju ainult läbi tegemise. Tegutsed, saad tagasisidet, tegutsed, saad tagasisidet ja mina seda raamatut luges, olin nagu, et appikene. Ma ikkagi vahepeal leian liiga palju neid vabandusi ja mul juba vanust on, onju. Aga ikka tuleb endale otse nagu tõega otsa vaadata. No see onu Jaak räägib seal sellest Margil, et sa saad kõik, mida sa tahad, aga seda välja teenida. Ja siis nagu väga ütles, et mitte keegi ei too sulle mitte midagi lihtsalt niisama elus. Ja minu arust see on üks olulisemaid oskusi, mida me saame oma lastele õpetada läbi selle, et me ei tee nende eest ära asju. Et ärme oleme need easy buttonid, et me lihtsalt ostame, teeme ära, ütleme ette, ilma et ise üldse nagu peaks pingutama, et väga paljuski lastevanematena me ise teeme need lapsed sellisteks oma eeskujuga, kuidas me ise käitume. Ja see viib selleni, et miks lapsevanemaks seda raamatut lugeda on see, et kõige suurem mõte siit on see, et õppida, kuidas veel on võimalik mõelda. Ja kui mina lapsevanemana õpin teistmoodi mõtlema, ehk siis saan aru, kuidas ma saaksin seda last ennast panna, ise mõtlema. Ma arvan, et see on jälle üks suur kingitus, mida me saame oma lastele teha. Ehk siis me ei räägi mitte, mida inimesed peaksid mõtlema, vaid kuidas on võimalik veel mõelda. Ja tihtipeale jäädakse ju kinni sellesse, et ma lihtsalt ei arenda neist edasi ja ei vaata neid erinevaid võimalusi. Üks võimalus on siin. Vaadata teise nurga, et kui paljud vaatajatest, kuulajatest on oma lapsi arendanud sõjaväelaste või militaristide mõtteviisiga. Ma arvan, et neid ei ole väga palju. Ja see ei tee lapsest sõdalast üldse ja absoluutselt mitte. Sellest ei ole seal juttu, pigem juttu, kuidas nende oskuste teadmistega, mida sõduritel lahinguväljal on vaja, kuidas nendega igapäevaelus hakkama saada. See ongi see nagu kunst, et kuidas üles sillata need nagu oskused ja tegevused, mida militaarmaailmas kasutatakse ja rakendatakse. Miks? Sellest need on efektiivsed. Ja palju öeldakse ju ka see, et sõjaväes on lihtne, et seal on käsuliinipide ja nii edasi ja ongi. Aga see on oskus, see on süsteem, mida igaüks saab oma ellu, omal tingimustel luua ja rakendada. Sealt on ja efektiivsus lahinguväljal on see, et kas me jääme ellu või siis me jää ellu. Need printsiibid on efektiivsed. Ja ma arvan, et Jaak on see raamatusse need nagu hästi lihtsalt toonud iga päev ellu. Ilmselt on ta enda laste või enda siis näited. Ma ei tea, me ei ole tega ise rääkinud niimoodi, aga ma arvan, et seal on tema enda laste näited ikkagi sees. Mis probleemid tal koolis ette on tulnud oma lastega.
see oli küsimus. tohib ma lisada? Okei. Ma arvan, et see on väga isiklikult nagu hindan seda tööd ja seda teenust ja seda raamatut, mis te olete teinud. See nagu tõesti, ma ise näen ka, et üldsegi nagu seda õpitud abitust nagu meeletult ja see suunamatust ja suunatust laste poole. Üldsegi noh, ma ei tea nooremate generatsiooni puhul, ma ei tea minu generatsiooni puhul vist samamoodi. Ehk siis meie generatsioon. Kuidas sa oled? Ma olen piisavalt, ma olen noorem välja. Aga et see nagu väga lahe töö on, aga mis ma arvan, mis me isiklikult nägemus on üks väike tähelepanu, mida ma olen nagu ise jõudnud, on see, et mida mõelda ja kuidas mõelda, see on hästi palju, ma ei taha kedagi halvustada, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga lihtsalt see tähelepanek, et see mida mõelda ja kuidas mõelda ja kogu see süsteemsus ja kuidas saavutada ja kõik see on hästi palju, aga üks asi, mida paljud ei tee, on ühesõnaga selle tulemusel neil on nii palju pähe pandud mingit infot ja teadmisi, mida nad ei oska, neid probleeme, mida nad ei oska nagu lahendada, aga üks asi, mida paljud ise ei tee, on see, et sorry, aga nad ei mõtle üldse. Et üldsegi mõtlema hakata, saad sa aru, et teie sinna vähemalt tegelikult teete eeskujud, tegelete tõesti mõtlemisega, ise genereerite ideid ja lahendusi värke, aga väga paljud on meil kahjuks sellised autoriteedikuulekad, kes nagu noh, üldsegi küsivadki, mis teha, mida teha, kuidas teha, see, ma ei tea, see on mingi variant. Nojah. Selles osas me kõik saamegi olla eeskujuks, kes on eneseteadlikumad ja näidata eeskuju. Jah, aitäh. Jah, aga see lähebki võib-olla siin üks küsimus, mida ma tahtsin küsida, et me oleme mõelnud ja me oleme hästi palju saanud tagasisidet tegelikult, et kuidas siis vähendada õpitud abitust, on ju. Suuremas ringis on tegelikult võib-olla soov jõuda selle raamatuga haridusmaastikule. Et me oleme saanud nii palju tagasisidet lugejate käest, et see raamatusari võiks olla lastel kohustuslikuks kirjelduseks. Et kuidas sulle tundub, et mis väärtust see pakuks, kui see nüüd läheks koolidesse? Noh, kõike seda sama väärtust, mis me oleme siin juba rääkinud. Noh, kui koolis, ma ei tea, koos loetakse, üldjuhul loetakse raamatuid, tehakse mingi kokkuvõtteid, tehakse ettekandeid ja veel enam, et kui selle järgi hakatakse siis ka koolis käituma ja kui ka õpetajad loeksid seda raamatut ja koos lastega siis arutleksid need lahti ja paneksid, noh, mis iganes teeksid, ma olen näinud koolis, olen näinud, et pannakse esimeses klassis seina peale meie käitumise reeglid. Õpetaja lepib lastega koos kokku, mismoodi me koos käitume siin. Ja neid on lihtsalt 3, 4, 5 reeglit. Ja nad ise ehitasid endale suure sellise plakati ja nad iga tund siis riputavad koos ülesse. Koos tegime, koos mõtlesime välja, koos panime ülesse, koos käitume nende järgi, koos õpetajaga. Ma arvan, et see oleks väga tervitatav, kui seda koolis koos loetakse, mitte et ei oleks nüüd, et jälle sihuke tasu ja lugemise stiilis, et loe ära ja tee kokkuvõtet, aga et õpetaja koos lapsega, koos lastega siis analüüsivad ja käituvad ka vastavalt. See ikkagi aitab kujundada ju tegelikult meie tulevikku, kuidas meie aitame kujundada laste olevikku. Jah. Mitte, et me nüüd seda raamatut nii taevani kiidaks, et see ainuõige raamat on, aga me oleme lihtsalt nii palju head tagasisidet saanud ja pilte sellest, kuidas lapsed joonistavadki endale neid päevakavasid, et mis päevarütmi nad teevad, kõik tuleb ära teha. Siis, kes nüüd on hakanud tublisti trenni tegema siin, kes siin rattaga sõidavad ja ujuvad, et selles mõttes lastes on hästi palju käivitunud seda, aga ma tahaks ka teha, ma tahaks ka niimoodi teha. Aga sina lapse vanemana oled ju ilmselt lugenud ka teisi lasteraamatuid. Et lihtsalt huvitavaks võrdluseks, kui palju sa oled kokku puutunud sihukeste raamatutega, mis sihukeses vanuses keskenduvad nagu sarnastele mõtteviiside arendamisele. Noh, ega paljudes raamatuses ikkagi on need mõtteviisid sarnaselt ikkagi moel või teisel sees, et seda ei saa öelda, et üldse ei ole, muidugi on.
võib-olla sellises stiilis raamatuid ei ole lugenud, pigem siuksed nagu, ma ei tea, muinasjutud, unejutud ja ka nendes on oma lood ju sees ja siin on ka lugu siin tegelikult samamoodi nagu kõik teised. Ma ei saa öelda küll, et ei ole, aga võib-olla see on lihtsalt kontsentreeritud ja süsteemne selles osas, minu arvamus. Sa ütlesid, et sul oli üks harjutus, mida sa tahtsid teha, kas see läheb meil mõndade põhimõtetega kokku, millest me oleme siin rääkinud? See läheb, mida siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, et need kõik 6 inimest saavad kenasti kaasa teha. See läheb, mul on üks harjutus, sul on ka üks harjutus, ma tean. Mul on ka üks mõte jah, aga vaatame, kas me mõlemaid jõuame. Okei. Et vahepeal siis inimesi äratada natukene ja natuke saada aimu tegelikult sellest, see läheb nagu nende põhimõtetega kokku, mis siin raamatus on. Ja üks põhimõte on see, et hoida asjad lihtsana. Et kui näiteks ütleme kooli kontekstis rääkida, et kui palju on esimest korda esimesse klassi, kui keeruline on õppida mingisuguseid valemeid või mingit teksti lugeda, soravat ja edasi, et seda on nagu hästi palju, see tundub hästi keerulisem, ma teen seda esimest korda. Palju lihtsam on see, kui seda lihtsustatakse minu jaoks kuidagimoodi. Eks, et ma õpin seda jupikaupa samm-sammult ja saan aru, miks muutus toimub. Mul on üks harjutus siin, kus tuleb välja see, et on võimalik asju keeruliselt teha ja sõnastada ja eesmärgistada ja on võimalik aga hästi lihtsalt. Aga selleks olekski vaja, et kõik teie siin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest, Miia sina ka, teete kaasa selle. Ja on kõik nõus kaasa tegema, jah? Muidugi. Jah, väga hea. Aga kuna osad inimesed on siin meiega koolitsel käinud, siis ma annaksin selle ülesande teie kätte näiteks. Teie keeldute, kes tahab ülesand lugeda? Ma ei lugeda nii, annab Kauril siis. Okei, aitäh. Ja aga ainult sealt lehe pealt siis loen. Ma kaanta autoda, sellepärast. Oletame, et te olete üks nagu grupp, teil on ülesanne koostööd teha. Teil on lahendada üks selline juhtimisülesanne. Aga palun. Okei. Kui on antud hulga üksikindiviidid paigutuse, mille struktuur vastab suurima ja väiksema väärtuse järjepidevuse suunavektori. Ma rääksin meelega lihtsalt, aga mis asi see on? Jätka, see on lihtsus harjutus, jah. Kus äärmised punktid tähistavad konkreetset mahulist mõõdet. Selles konfiguratsioonis tuleb iga element paigutada mittejuhuslikult mõõde ühe pikkust telge, moodustades maksimaalse ja minimaalse väärtuste dünaamilise paigutuse nagu füüsikaklass. Mille suund ja korrelatsioon säilitavad järjepideva edasijõudva kasvurütmi. Alustades täie mõõtmelisusest ja lõpetades vähim mahulise täpsusastmega. Kogu operatsiooni rakendamiseks indiviidide sihipäraseks ümberasetamiseks on rakendatav kindlaks määratud ajavahemik, mille jooksul peab täielik ja lõplik paigutus saavutama stabiilse, suunatud kooskõla kõikide väärtustega määratud järjestuses. Natuks veel. Kõik elemendid peavad jõudma lõplikesse punktidesse nii, et igaüks asub järjekindlas vastavuses oma koordineeritud mõõtmetega, lähtudes optimaalse aja määratlusest, mis ei tohi ületada 3 minuti piiri. No nii, kas te suudate see ülesande kõik koos siin ära lahendada? Mina ei suuda. Aga see on loogiliselt tehtav, jah? See on tehtav. Tavaliselt inimesed lahendavad selle aja jooksul ära, mis on antud. Mõtted rogisevad. Kristin, sa pole teinud seda harjutust? Okei, aga siis te võite ju küsida, võtta mingi minuti. Kuidas te seda lahendaksite? Kust otsast pihta hakkaksite? Jaak, sa ka ei ole teinud? Okei. Mina ilmselt küsiks täpsustavaid küsimusi üles. Nii, aga kahjuks küsida ei saa, ütleme niimoodi, et ma olin juhi rollis, ma pidin meie märgisel koosolekule ja ma kahjuks pole aega vastata. Tüüpiline kohvatrüdikoolitus. Oletame, et laps sai koolis sellise ülesande ja nüüd istute koos laua taga lapsega
proovite aru saada, mida siis õpetaja tahab, et laps teeks. Missuguse antud kuulda? Meie publiku? Meil on 3 minutit, meil on jäämist. Oot. Mulle meeldib, kuidas sa mõtled, Kristi. Tekivad mingisugune kujund. Mingi formatsioon, ma saan aru. Õiged märksõnad tulevad, kujund, formatsioon, punktid. Ehk siis üksikindiviidid paigutama niimoodi, et see struktuur vastaks suurima ja väikseima väärtuse järjepidevusele suundvektoril. Ja meie oleme siis need vist punktid, meie tähistame siis konkreetset mahulist mõõde. Mingi pingi järjekorra tegema vist. Nii, ja mida nad praegu siis õpivad? Mida nad praegu harjutavad? Praegu õpivad seda, et kuidas infot töödelda on see mingisuguse info, et kuidas analüüsitakse. Tihtipeale on see, et kui inimesed saab mingi ülesande, siis nad kas mingist esimestest märksõnadest kipuvad või jooksevad kohe seda tegema ja siis mingi hetk avastavad, oi, ma tegelikult ei saa aru, mis ülesanne on. Või siis juhtub nii, et see ülesanne on liiga keeruline ja nad ei hakka üldse mitte midagi tegema, mis võib-olla praegusel juhul juhtud. Aga võib-olla nad ka lihtsalt püüavad neid märksõnu sealt leida, et pingutavad, proovivad luua seoseid olemasolevate teadmistega, tuleks mingi loogiline ülesanne kokku. Sest need sõnad on nii selgelt nende jaoks keerulised, igapäevaselt me neid ei kasuta. Teebegi vektorida. See eeldab meeskonnatööd, arutlemist, tagasi lugemist, üksteist arusaamist, mida sa sellel täpselt mõtlesid. Räägi mulle veel, kas keegi on varem kokku puutunud selles ülesandega? Ja näeb, nüüd hakkis planeerimise faas sai läbi, nüüd hakatakse midagi lahendama. Ehk siis midagi toimub. Ja siis see näitab sellest, mis võtab juhtimise üle, et ülesande sai Kaurile antud. Nüüd mingi põhjusel on Jaak võtnud juhtimise. Pikkuse järjekorras panna inimesed ritta äkki või? Nii, kui pikk sa oled? Mina 84. Keegi tunneb ennast pikemalt? On pikem, jah? Tunda, kui mul ole pikem. Meie nüüd siis kõik seal kaamera ees saavad vaadata, mis meil siin toimub. Ma olen 169. Nii. Mina olen 175. Vaadake siia poole, jah. Vaadake siia poole. Nii, kas ülesanne sai täidetud? Kuidas teile tundub? Miks sa arvad, et ei viia? No tema soovis mitte osaleda. Keid olete ajas? Kaur, kus ülesanne sai täidetud? No pooleli, ma jõudsin ainult selle esimese lõigu tähtsust. Okei. Aga ma ütlen, et ülesanne on põhimõtteliselt täidetud. Korraks analüüsime, et hea töö, sa mahtusite aega. Kas ülesanne oli lihtne või keeruline? Ülesanne ise tundub, et oli lihtne, et võtsite pikkus järjekorda, et teil aegu 3 minutit. Aga ülesanne sõnastus oli ülikeeruline tõenäoliselt. Vaata, kas tee see leht lahti ja vaata teiselt poole. Et kui näiteks niimoodi seda ülesannet sõnastaksime, kuidas te seda oled? Moodustage rivi, kus kõige pikem inimene asub rivi alguses, kõige lühem rivi lõpus. Aega selleks ülesandeks on 3 minutit. Ja, võib ka niimoodi sõnastada see ülesannet, aga võib ka keeruliselt. Aitäh, ise. Et siis näitlikustamaks seda, et tihtipeale inimesed sõnastavad asju ülikeeruliselt. Ja mida rohkem ekspert sa oled, seda keerulisemalt hakatakse sõnastama asju. Et ütleme näiteks võtame õpetaja, ma olen ise ka õpetaja, riigikeelse õpetaja. Et kui ma sõnastan selliselt ülesande ja need õpilased mu klassis ei saa aru ja ei saa seda ülesannet täita, siis kelle probleem see on? Õpetaja probleem. Õpetaja probleem, mina sõnastasin selle keeruliselt. Ja kas see aitab nüüd õpilasi siis õppida või aru saada milleski veel enam, kui ma näiteks lahti analüüsi seda, et miks see selliselt on, absoluutselt mitte. Ja siis, kui õpetaja küsib veel juurde, kas küsimusi on ja keegi ei küsi, seda mingi väga hea, kõik said aru, kõik ei oska, nagu keegi ei oska isegi küsida midagi, sest nad ei saanud mitte midagi aru. Jah, nad ju pigem ei kahtle õpetaja ekspertsuses, jah, nii jah. Ja mul tekkis küsimus, et kas see raamat õpetab ka last küsima neid õigeid küsimusi just selle jaoks, et ta saaks sellest ülesandest paremini aru.
ja raamatu, näiteks esimese raamatu juures on ka Tanel Jeppineni koostatud head sellised avatud küsimused. Ma ei tea, kas ja kuidas seda saab üldse, kas saab üldse veel? Saab, kui küsida minu käest, saab alati. Et mis aitab tegelikult luua seda vestlust, et sa oled ise eeskujuks nende avatud küsimuste küsimisega ja kui sa oled eeskujuks, lapsed tegelikult nagunii küsivad neid asju. Küsivad, kui nad tekitavad nende suvi, siis nad hakkavad küsima. Ja siis, kui seda piisavalt kaua teed, siis kindlasti jääb küll küsima. Ja raamatus läbivad ka tegelikult kogu see Jaagu ja Marki dialoog lähebki niimoodi, et Jaak julgustab Marki küsimusi esitama ja asjadest rohkem aru saama, et teadlik inimene loeb ja näeb ise ka sealt nippe ja trikke, mida kaasa võtta ja harrastada siis oma lapsega. Mis sa nüüd ise tunned, kui me hakkaksime seda asja kokku võtma, et mis oleks mingid olulised, ma ei tea, näiteks nipid või trikid veel, kuidas lapsevanem või kasvataja võiks seda raamatut siis käsitleda, sest praegu jooksen tagasi, mõtlesin, kui sa rääkisid, et kuidas on ju õpetajad lastega käituvad, et teinekord ei jõua soovitud tulemuseni, on ju, et siis võib-olla see on ka hea soovituslik lugemine õpetajatele. Jaa, kõigile. Julged vastada. Kindlasti, jaa. Mul oli üks hea mõte just, aga ma arvan, et kõige olulisem siit kaasa võtta on see avatud mõtteviis ja hoiak. Ehk siis, kui me räägime õpetajatest, siis õpetaja rolli ma üldjuhul ma tahaks uskuda, et enamus õpetajad või kõik õpetajad valivad sellel põhjusel, et nad tahavad aidata lastel mingitest teadmistes ja oskuses paremaks saada. Mitte demonstreerida, kui hea mina olen tahvli ees ruutvõrrete lahendamises. Ma arvan, et õpilased ei kahtle selles. Kuidas see minu oskus aidata siis õpilastel seda teha ja see nõuab avatud mõtteviisi ja pidevat ise õppimist. Ma arvan, et see on hea viis, kuidas olles humble, eesti keeles alandlik, õpetajana, emana, isana, onuna, tädina, kelle iganes lugeda koos oma lahendast ja lastega neid ja siis proovida rakendada neid põhimõtteid. Ma arvan, et see on eeskujuks olemine üks olulisemaid asju. Ja siis õnneks selle sõnaga alandlikkus mul tuli üks oluline asi meelde, mis tuleb ka selle raamatu puhul ära mainida, et kui te vaatate raamatu kaant, siis Markil on seljas kostüüm. Kuidas seda öeldakse, see sõna? Kimono. Ei, tal oli veel mingi nako või mingi hästi 4 tähega sõna. Mul on see meelest läinud, sest see oli võõr sõna, aga see on see raamatus kirjas. Ki, jah, 3-täheline sõna on ki. Kimono on, ki on nagu lühend. Ma mõtlesin, et talle tähendab midagi eraldi. Igatahes tal on jiu-jitsu ki seljas. Ja sina oled ka väga palju jiu-jitsus käinud ja selle sõnaga alandlikkus mul tuligi praegu meelde, et läbivalt siis selles raamatusarjas Mark käib jiu-jitsu trennis ja rabeleb siis sellega, kuidas siis oma võistlusele mineku hirmust üle saada, sest et ta kardab kaotada ja ta kardab siis endal Marki täis teha on ju, et sina siis ka olles jiu-jitsus praktiseerinud pikka aega, siis mida annab jiu-jitsu või üldse mingi selline treening, mida pidevalt siis järjepidevalt harrastada? No väga palju annab, see annab ennekõike enesekindlust iseendaga toime tulla. Sealjuures aru saades, et alati on keegi, kes on minust tugevam, kiirem, osavam, targem, nutikam, kavalam ja nii edasi. Et väga selgelt sa saad võistlusmatil aru võistlusareenil, et sa ei võida alati. Ja selle võidu taga on minu ettevalmistus, minu tahe, minu pühendumus, minu distsipliin. Ja mõnikord on elus nii, et lihtsalt teine inimene on parem minust. Et see ei saa alati võita. Ja ma arvan, et sellist nagu alandlikkust õpetab see hästi tugevalt. Sest, et kui sa lähed sellisesse võitluskunstide trenni, siis
meie trennis on näiteks uksematt, suur uksematt, kus on kirjas, et jätta oma ego ukse taha. Et sa ei lähe sinna trenni kellelegi haiget tegema, sa lähed õppima, kuidas sellest hoiduda, et sulle seda tehakse ja et teistele ka ei tehta. Noh, see on ja jiu-jitsu trennist rääkides, siis selle õpetatud, meie trennis õpetatakse ka seda mõtteviisi, et hästi palju sellist nagu arutelud nagu, et kuidas ma oma siis oskust, relvana on ju, et oskus kellelegi haiget teha või ennast kaitsta läbi selle, kuidas ma seda ja millistes olukordades ma seda kasutan ja kus on seda vaja ja mõistlik kasutada, kus mitte. Ma arvan, et see osa nüüd võib-olla väga paljudes võitluskunstides ei olegi väga tugev, aga noh, nagu ka onu Jaak seal raamatus sellele Markile õpetab ja et seda, et kas selle oskusega on mõistlik siis Andres Kristjanil, kes on kiusaja selles raamatus on, kas on mõistlik temaga nagu kakla minna, näidata, et ma teen sulle ära. Et kas see on nagu, teades, et tema ei ole seda oskust õppinud, sa juba tead, et sa oled nagu füüsiliselt ja oskuste poolest temast üle. Et mida ma siis näitan talle sellega. Kuidas ma neid olukorda tegelikult ka lahti selgitan. Et see ei ole lihtsalt selleks, et kellelegi kere peale anda. Absoluutselt mitte. Et ma arvan, et kõigil tasub minna võitluskunstide trenni, eriti jiu-jitsusse. Mul üks tähelepanek, ma just rääkides siin filosoofiast ja võitluskunstidest, alandlikust. Ma uurin praegu seda Bruce Lee filosoofiat on ja Bruce Lee ütles, et showing off is the fool's idea of glory. Jah. Ego upitamine. Ja, palun. Ja Mark ka seal mitu korda tundis, et tahaks minna näidata, aga siis Jaak rääkis talle aru pähe, et üks väga lahe asi, mis koos selle jiu-jitsus käimisega Markil läbi tuleb, ongi see, et kuidas hallata oma emotsioone ja kes meist saaks öelda, et me kunagi ei ole tundnud, kui emotsioonid kasvavad üle pea, et tahaks midagi öelda või karjuda või midagi lausa lüüa või lõhkuda. Et mulle väga meeldib, kuidas teises osas Jaak oskab Markile selgitada, kuidas oma emotsioone mõista, kuidas aru saada, et nad tulema hakkavad ja kuidas siis seda käsitleda. Kuidas ta siis räägib seal, mul praegu meenub seal, et onu Jaak räägib punastest rakettidest, et emotsioonid on nagu punased raketid. Et kuidas see nagu päris olukorras siis väljendub, on see, et nägu ja põsed läheb punaseks, kõrvad on punased, käed on rusikas, juba valged tegelikult, mitte punased. Eks kui see on nagu siukest ja kui teisel inimesel on ka, kes siis noodib kiusades, siis need raketid ongi nagu ümberringi. Mis ta ütleb seal praegu see hetk, nagu ei meenu, mida ta soovitab seal? No peamised lähevad ikkagi sellesse põhitõesse ehk, et hinga, rahune, võta samm tagasi, võta korraks hetk ja saa aru, et see, mida sa praegu teha tahad, ei too head tulemust. Ja see võtab aega. Nii Markil võttis aega ja võtab ilmselt ka meil. Et see ei ole miski, mis sul ühe korra siin, me kõik ju teavad, hinga ja rahune ja mõtleme korra enne, kui ütleme või tegutseme, aga mis reaalsus on teine kord ikkagi, kui mõni olukord on väga emotsionaalne, siis mõnikord elab ikka välja. Ja kui meil on eeskujud sellised, kus pingelistes olukordades vanemad ei oska enda või ei suuda enda emotsioone kontrollida, siis lapsed vaatavad, et niimoodi käib see asi. No kuidas nad siis käituvad, kui nendel sarnased olukord ette tuleb? Nii nagu nad näinud on. Ja kui sellest ei räägita ka, et miks juhtus ja kas see oli õige või vale ja kuidas siis õigesti käituda, mis siis imestada, kuidas meie lapsed käituvad. Ja mulle meeldis, kui me tegime selle koosoleku, et rääkida täna sellest esitlusest, siis ma kirjutasin välja siukse mõtte, et
et üks asi on see, et lapsevanem siis räägib lapsega sellest, et kuidas tema aru sai ja ma ei tea, kuidas tal koolis läheb, on ju, või mis raskused temal on ja hirmud ja kõik muud asjad. Aga et kuidas siis hoopis lapsevanem õpiks rääkima lapsele sellest, mida tema läbi elab tööl või oma elukaaslasega või vahepeal, et võib-olla isegi lapsega tuleb peale, et kui see laps teeb midagi, et mis see siis temast nagu välja toob, et kuidas sellest, no kuidas niipidi lapsega suhelda, et teda nagu mõistma panna, kuidas asjad elus käivad, aga samas, et mitte talle nagu koormat tekitada. Ma arvan, et võib-olla esimesena oleks hea osata või kuulata, mis lapse mured on. Ja kui see hea suhe on olemas, et siis võimalik, et ta küsib ise su käest ja see on nagu loomulik. Ja isegi kui ta ei küsi ja siis räägid, siis ta pigem nagu kuulab siis rohkem. Sellega tuleb mul meelde üks Hugo 7-aastase poja siis eelkooli lugu, kuskil seal keset eelkooli alguses, kus tuleb last sealt koolist koju ja ütleb, et tema ei taha minna sinna. Ja mitu päeva räägib, et ei taha minna. Ja siis ma võtsin aeg ja hakkasin siis kuskilt otsast uurima, et läbi nende avatud küsimuste jälle olles nagu rahulik, nüüd lasteaiast üle õue nagu siis paarsada meetrit nagu koolihoonesse. Et mis siis seal toimub ja kellega ta siis läheb ja kuidas nad sinna siis lähevad ja mis siis seal klassis nagu juhtub ja kuidas nad hakkavad õppima, ehk siis hakkan seda lugu nagu sealt lasteaiast alates nagu tema koos avastama. Ja mis siis välja tuli, miks ta ei taha sinna minna, oli see, et ta ei saa istuda enda koha peal. Ehk siis kui sa oled esimest korda kooli, võid ise ka mõelda, et sa oled läinud ülikooli või kuskile kursus, sa istud kogu aeg sama koha peal. Ja lastele on see eriti oluline, minu asjad, minu koht, minu sõber, kes me korra istub. Ja siis üks tüdruk, kes ta istus tema koha peale. Ja ta on siuke tagasihoidlik ja ta ei hakka seal ära lükkama ega ütlema. Ja sellepärast tema ei tahtnud minna. Ja siis ma hakkasin uurima, et huvitav, et aga kuidas saaks teha niimoodi, et sa ikkagi saaks oma koha peal istuda. Siis ta ütles, et tal on niimoodi, et ta ei jõua õigeks ajaks sinna klassi, sest ta on viimane rivis, nad lähevad nagu rivis, võtavad käest kinni. Siis ma ütlen, okei, et kas sa rivi ette saaksid minna? No saan küll, on ju. Aga siis mul on liiga palju aega, et ma võtan talvele need püksid alast ära, talle püksid ära, siis ma jäin ikka viimaseks. Siis ma ütlesin, et aga kuidas saaks niimoodi, et sa ei peaks pükse ära võtma? Ma jätan püksid lasteaeda. Ma ütlesin, jäta, ma oli jope selge. Ja siis ta läks, jättis püksid lasteaeda, tal tõesti püksid ei ole, siis püksid lasteaeda pidanud paks ja püksid alast ära võtma, läks esimesena ja sai oma kohale, see probleem lähenes ära niimoodi. Ma ei pidanud ise minema sekkuma sinna. Ehk siis tegelikult see võttis aega mingi tunniajane vestlus, et ma saaks aru, miks ja siis kuidas ma saan aidata temal endal jõuda selle lahenduseni. See võtab aega. Ta ei tule ütlema mulle seda, et ta ei oskakski mulle öelda seda selliselt kuule, ma ei jõua oma pükse ära võtta, sellepärast ma ei jõua oma kohale öelda. Aga kui nüüd mõni lapsevanem ütleb, et appis, et tundub nii tüütu, kogu aeg pead küsima ja kogu aeg pead vaatama ikka vaatama inimestena tahame kuidagi saaks kiiremini juba ja et mis nõu sa annaksid täiskasvanule siukses protsessis, kus nagu ongi vaja pikemalt nagu tegeleda ja seda käed kinni hoidmist, et laps ei saa aru asjadest nii nagu täiskasvanu inimene saab, et mis nõu sa annaksid täiskasvanule või kasvatajale siis, et toetada seda protsessi ka enda sees võib-olla, mitte ainult lapse jaoks, vaid just nagu enda sees, et sul jätkuks seda tarkust ja indu ja järjepidevust selle lapsega tegeleda, teda toetaval moel. No kui tegemist on lapsevanemaga, kui sellised mõtted tekivad, siis tasuks mõelda, et mis ma need lapsed said. Nagu päris tõsiselt. Et nad ei kasva ise nagu seened metsas. See on hea tähelepanu. Bravo. See on nii lihtne tähelepanu, aga palju seda teadust saata. Täpselt, see ongi lihtne, aga kipub mingil põhjusel ära ununema. Aga päris tõsiselt, nagu mis ma sain need lapsed. See on sellepärast, et lapsi teha lihtne. Ja see osa on kindlasti lihtne ja meeldiv.
aga jah, sellega kaasneb nüüd see vastutus on ju, elu lõpuni. ja mida siis soovitada, noh, tõsta enda eneseteadlikkust, lugeda ja viia rohkem kurssi ennast hariduse, laste kasvatamise teemal. ja küll sealt neid nippe leiab, kuidas teha. seal on vähemalt, mis mind motiveerinud on ka see, et isegi kui ma vahel näiteks õhtul võtan magamineku aeg, et okei, ma täna õhtul ei viitsi lapse raamatut lugeda, et on kell nii palju juba. siis ma tuletan endale meelde seda kogu aeg, et praegu see on minu töö ja minu palk tuleb kuskil siis, kui ta saab täiskasvanuks, peaks hakkama omal käel elama. ja kui oma tööd olen halvasti teinud, siis ma palka ei saa, vaid siis ma maksan peale sellele. ehk siis minu töö praegu on tema enda lapse ette valmistada täiskasvanu eluks, et ta saaks võimalikult hästi ise hakkama. ja siis selle suhte ehitamine on väga oluline osa sellest, sest kui tuleb see tiineka aeg, siis emotsioonid mõllavad, hormoonid mõllavad. ja kui ei ole seda tugevat usaldussuhet, siis ta pigem võib-olla järgib kellegi teise eeskuju, naabripoisi eeskuju, kes on võib-olla paras kaak. Versus see, et kui sul on tugev suhe, siis see laps lähtub nagu sellest, mida sina talle räägid ja mis eeskuju sina annad. jah, see on hea nagu mõte vist kindlasti. et see on, jah, polegi midagi lisada. see on nagunii selline töö, mida ma olen endale loonud. teha oli lihtne, nüüd on vaja vastutada. kuulge, aga see ka, et küla kasvatab lapse, mitte üksik indiviid või kaksik indiviidi. jah, selles mõttes ta läheb ju lasteaeda, ta läheb ju kooli, ta läheb ju trenni, ta nagunii puutub kokku teiste inimestega, nii laste kui ka vanemate, täiskasvanutega ja kõik ei mõtle ühtemoodi ja noh, ongi see, et kui see vundament, kuidas mõelda, mis on see viis, kuidas mina tahan, et minu lapsed mõtleksid, see on nagu hästi paljust ikkagi minu enda teha lapsevanemana. Ühesõnaga, te annate noortele ja lapsevanemate mingisuguse tööriistakasti? Ma arvan, et see raamat annab, et need tegevused või need probleemid, mis sellel peategelasel on, nendel ongi siis lahenduseks on see tööriist, et nagu kuidas seda lahendada. ja see hakkab sellest pihta, et ma lihtsalt lapsevanemana märkan ja hoolin ja olen eeskujuks ja teen neid asju koos lapsega. Et nii head mõtted olid siin, aitäh nende mõtetest kõigepealt. Minu arvates see raamat ongi justkui ongi ühtepidi checklist, kuidas oma lapsega suhelda, kuidas temast seda mõtlemist arendada, aga teistpidi tegelikult seda võidki vaadata ka täiesti individuaalselt, kuidas ise mõelda samamoodi nagu Jaak küsib Marki käest küsimusi, aga sama hästi sa võiks vaadata, kuidas Jaak küsib nagu oma sisemise lapse käest neid küsimusi, kuidas mingis olukorras edasi liikuda. Et selles mõttes see on väga hea sükene, nagu sa ütlesid, tööriistakast, et võib-olla läheb natukese enda jaoks vaja seal mõtestamist, kes mida enda juures nagu ära tunneb. Aga see kooleks, mis siin teises raamatus on, see kindlasti aitab lihtsustada, et neid põhimõtteid enda jaoks üles leida. Ja kindlasti need, kes on Kombateri koolitustel käinud või hakkavad minema, leiavad nendest raamatutest väga palju paralleele sellest, või kõik ongi paralleelid on ju sellest, mida teie tegelikult koolitustel õpetate. Et need on tegelikult väga lihtsad elutõed, kuidas mõelda ja kuidas oma elus siis liikuda edasi niimoodi, et sa tunned, et sa päriselt nagu saad aru ka, kuhu poole sa liigud või miks sa liigud või kuidas sa saad seal olukorras hakkama ja kuidas sa tunned, missugune tööriistu sa saad kasutada, sul on mingisugune teatav enesekindlus või eneseusk, et sa liigud ja siis, kui sa kukud, siis sa tõused püsti, põhid tolmu ära ja lähed edasi. Seda on paljudel vaja, aplaus. Väga äge. Tänan. Et tegelikult mul tuli nii palju erinevaid seiku sealt raamatust veel meelde, aga neid kõiki ei jõua täna läbi hallata, nii et selleks tuleb raamatut lugema hakata ja siis meile tagasisidet anda, kus te kõik siis iseennast ära tundsite. Mul on veel sulle 2 küsimust. Aga enne ma teen hästi kiire reklaamipausi mitte meile, vaid sellele, et kõigile, kellele meeldib see raamatusari, siis teadmiseks, et järgmine aasta meie info kohaselt on tulemas välja film ja ilmselt see jõuab ka Eestisse, nii et me anname siis kõigile esimestele teada, et meie ei ole selle taga küll, aga lihtsalt, et see on väga lahe, et näha, kuidas siis need
inimesed ellu ärkavad. Ja siis juuli alguses, 8.–9. juuli toimub meil siis noore võitleja bootcamp, mida ei ole veel kodulehele üles pandud, aga selle mõte on siis see, et sinna saab minna täiskasvanu koos oma lapsega, kes on kuni 13 vist, 7–13 või mis see vanuse vahest tuleb, et siis pannakse nad sinna erinevaid ägedaid harjutusi koos läbi elama, et siis näha, kui tugev on teie omavaheline suhe, kuidas te suhtlete, kuidas te esitate küsimusi, kuidas te saate stressirikastes olukordades hakkama. Sina eelmine aasta aitasid seda läbi viia ka? Jah, ma olin üks läbiviijatest ja see võeti väga hästi vastu, et me tegime eelmine aasta isadapõed bootcampi, see aasta on siis lapsevanem koos lapsega, et vahet ei ole, kas ema isa, poeg või tütar. Aga siis ülesanne on ehitada iseendale peaolune, käia erinevates harjutuskohtades, laskuda köiega kuskilt kõrgelt, orienteeruda, siuksed nagu ägedad asjad, mida koos lapsega teha. Ja see oli siuke piisavalt motiveeriv, mitte lihtne, aga kõigil jõukohane ja 24 tundi siukest põnevat üks-ühel aega. Ema või isaga või siis onuga või tädidega, miks mitte. Ja sellest igapäevarütmist mugavustsoonist välja ja rohkem ma vist reklaami tee. Meil on tegelikult mõtteid küll, mis sellest noorest võitlejast saama võiks hakata, nii et kui keegi meid kuulab ja tekib siuke tunne, et tahaks mingis missioonis kaasa lüüa, siis andke meile teada. Ja kui teil on veel küsimusi, siis jätke need lõppu. Mul on siis 2 küsimust, et mida sa ütleksid, mida sa tahaksid, et üks mõte, mida sa tahaksid, et laps saaks sellest raamatust? Mingi kõige siuke fundamentaalsem võib-olla, millest võib-olla siis ka lapsevanem saab juhinduda, et sinna seda arusaama suunata. Distsipliin, ehk siis nii lastele kui ka täiskasvanutele vaja mingit korda. Ja hea on, kui see on kokku lepitud ja sellest võiks ja peaks täiskasvanule välja kasvama ja minu enda isiklik standard, mismoodi mina inimesena käitun. Ja see algab sellest distsipliinist, korrast. Ma teen asjad ära, kuidas, mismoodi, mis ajaks. Et sa oled järjepidev, sa oled püsiv ja sul on asjad läbimõeldud. Ja sa hoolitsed oma asjadest. Jah, et kaitseväes on ütlus, et kui sa hoolitsed oma varustuse, siis varustus hoolitseb sinu eest. Täpselt sama on kõikide muude asjade elus, ka suhetega. Ja suhete kohta me võiksime teha uue podcasti. Tuleb, aga mitte siin. Ja siukene isiklik siis küsimus tore siia lõppu, et mis on sinu isiklik missioon ja kas ja kuidas see ühtib selle looga? Minu isiklik visioon elus või missioon õigemini kõige tähtsam ülesanne on olla eeskujuks isikliku eeskujuga, et kui ma ei ole, kui ma ei ehita suhteid, kui ma ei oska kommunikeerida või arenda ennast selles, kui ma ei prioriseeri oma tegemise asju ja ei saa aru, miks ma midagi teen, siis ma ei ole miskit eeskuju, ehk siis hästi läheb kokku nii siis noore võitleja raamat kui ka kogu Combat-Ready tegevustega. Ehk siis see kõik jõuabki täpselt samasse kohta tagasi, miks on olemas Combat-Ready, miks on see raamatusari, miks me üldse midagi teeme, on tegelikult see, et mõjutada teisi inimesi positiivsel moel. Ja kui see on see, et tee minu tegude, mitte minu sõnade järgi, et kui sa tahad, et inimesed muutuksid paremuse poole, siis sa saad ise toetada neid sellega, et sa oled ise selline inimene kõigepealt ja siis saad teisi suunata seda tegema. Täpselt nii. Tiibid sõnad. Tahad sa veel midagi öelda? Mina olen igatahes väga tänulik selle vestluse eest. Mul oli nii palju asju, mida veel tahaks rääkida, aga kõike alati ei jõua. Ei tahagi rohkem öelda. Siis me räägime järgmine kord edasi. Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Bravo!